Eesti talvega jõudnud siia kõige oodatumasse kohta alpakafarmi. Kohe lähme vaatame sisse, mis seal toimub. Ma loodan väga, et saab alpakasid paitada ja katsuda ka. Kes teab, ma olen hull loomafänn. Me oleme siin üsna varakult hommikul ja just on hakanud valgeks minema ja alpakad juba ootavad. Mina ootan väga alpakasid. Ma loodan, et nad ootavad mind samamoodi nagu mina neid. Mõtle, kui siin oleks lumi praegu, kui ilus oleks. Ja need tulukesed siin ja et teaks, siin on väiksed jänesed ka. Me oleme lõpuks siis jõudnud siia alpakafarmi ja kui me vaatame nüüd siia, siis me oleme siin üsna Pärnu lähedal Tori vallas. Nii et see on täpne selline, peaaegu täpne asukoht sellele alpakafarm. Jah, oi tere, kas sa elad koos alpakadega koos? Jah, kas teil hommikusöök on söömata või? Kas te ei ole saanud veel hommikusööki või? Vaata. No, ma teen teile pai. Oi. See kass, see on kohalik sõber. Ta ootab siin alati, ma tean. Tule, ma tean sulle. No, mis sa arvad sellest? On mõnus sossu või? Või sa olid, sul on alpaka lõhn juures. Tere, kitsed! Tere! Tere hommikust! Tere hommikust, kitsekesed! Tere! Tere! Joo! Oh, sina! Nii, mulle antakse kohe võimalus loomakestele süüa viia, aga selleks siin antakse ka kaasa selga eraldi jope, sest kuuse oksad pidid natukene määrima, nii et paneme selle jope selga ja lähme kohe vaatame. Nii, see tundub ka päris selline hea suva, nii et saan alpakajopega minna. Aga nüüd me oleme jõudnud alpakafarmis nende poodi ja siin on väga põnevaid asju. Kui siin ringi vaadata, siis siin on väga palju käsitööd, riideid, kindaid, salle, mütse ja need kõik asjad enamuses on tehtud alpaka villast, mis pidi olema väga soe, väga sooja hoidev. Kui ma siia sisse tulin, ma juba siis vaatasin, et kas peaks enda kindad välja vahetama, sest mul on selline tunne, et need siin on palju soojamad. Aga siin on ka alpakafarmi perenaine. Nii et me lähme kohe alpakasid vaatama ja toitma. Meile toodi heade inimeste poolt nädal aega tagasi kuuski, mis tuli kuskilt elektriliini alt eemaldada ja siis nad eelmine aasta meile tõid ja loomad olid väga rõõmsad, nii et alpakadele siis meeldivad need, jah? Ma selle kataka jätan siia kõrval. Kataka jätate siia, jah? Selle näiteks võime võtta kaasa. Ma võtaks nii palju, kui kätte mahub ikka. Jah. Lähme viime need loomadele, sest nemad neid väga armastavad nosida. Vitamiinid talvisel perioodil. Alpakad elasid ka looduses eraldi karjades. Emased koos noortega ühes karjas ja isased teises karjas.
ja isaste karjast käib iga päev. Nad on küll sõbrad, aga nad ikkagi kaklevad oma karja positsiooni hierarhia puhul, et teada saada, kus nad siis karjas asetsevad, sest kõige kõrgemal positsioonil olevi isane, teda nimetatakse alfaisaseks, kellel oleks siis olnud õigus ühineda emaste karjaga. Aga nemad siin praegu rahulikult ootavad. Ja siis läheb äkki sabimiseks, kui me paneme nendele need kuuseoksad ja kuusepuud. Me peame nad kinnitama niimoodi, et nad neid laiali ei tiri. Me peame kinnitama, et kuskile. Me peame neid kinnitama, jah, sest muidu on nad kõik pilla-palla. Miks neile need kuuseoksed meeldivad? Talvel, kui te näete, karjamaad on hallid, pruunid, seal ei ole midagi enam neile süüa, siis see roheline okas on täis vitamiine ja mineraale, mida loomad armastavad. Mitte kõigile loomadele ei tasu seda anda, aga alpakad ja kitsed, lambad, kindlasti ka mõned teised väga armastavad seda ja nad puhastavad need ära, nii et kõik ka peale jõule välja visatud kuused me anname alati oma loomadele, sest need siis puhastatakse ära. Alpaka sööb ära need rohelised oksad siin ja pärast me anname sinna kõrvalaeda kitsedele, kes siis puhastavad ka veel tegelikult selle koore sellel puult ära ja lõpuks saavad need rootsud veel hakitud loomadele allapanuks, et nad ei peaks muda sees müttama. Selline küsimus veel, et kui inimesed tahaksid oma kuuseoksi tuua, kas nad võivad ka teie poole pöörduda? Ikka jah, peale jõulu võite selle asemel, et oma kuusk ära põletada, võite tuua need loomadele rõõmuks, kui seal veel on oksi küljes või okkaid küljes. Neid oksi me saame pista siia aia külge niimoodi, et nad saaksid neid kätte. Sinna aia vahele siis, jah? Aga me peame panema nii, et ka kui inimesed tulevad, et me ei pane neid igale poole, aga et nad saavad ikkagi neid vaadata, siis et paneme ühte kohta ja võib siia kõrvale. See on nüüd kuusk muidugi, selle võiks äkki panna kohe posti külge pärast. Paneme oksad. Oksad, jah? Jah. Siin liikuda rahulikult, siis on kõik hästi. Jah. Nad ei ründa keegi. Poisikesed, tulge siia. Alpakadele me leiba ja kapsast ei paku. Jõulude ajal ongi hea, kui nad saavad sellist looduslikku. Alpakad söövad heina ja rohtu. See on nende tavaline toit. Te pakute seal, saab osta neid porganditopsikesi, et need siis neile väga meeldivad, jah? See on nende jaoks nagu maius, et see ei ole sööt. Inimesed arvavad, et ma tulen ja söödan looma. Aga kuna alpakad juba nägite seal poes annab väga mõnusat pehmet villa, siis alpaka söötmisel tuleb olla ka ettevaatlik, sest mida rohkem tema saab sellist magusat ja suhkrut, see vill kaotab oma pehmuse. Ta jääb küll soojaks, aga ta kaotab ära oma pehmuse. Palju teil neid siin üldse kokku on, neid alpakasid? Meil on 80 alpakat, meil on veel lisaks alpakadele laamad, sest et kui me 13 aastat tagasi alustasime alpakadega, siis tihtipeale inimesed tulid vaatama laamasid. Ja mina laiutasin ainult käsi, et andke andeks, et ma saan teile näidata alpakasid, aga laamasid mul küll teile näidata pole. Ja siis mu mees tõi meile ka laamad, et oleks siis näha, sest laamad on hoopis suuremad. Me teeme pärast kiire tiiruga sinna emaste juurde, vaatame ja viime sinna ka paar kuuske. Ja kuidas teie selline tavaline hommik on siin? Kuidas see päev kulgeb nende loomadega? No hommikul käid ja vaatad üle, et kõik oleks hästi ja korras. Aita hoida. Siis kindlasti puhastame loomade majad, anname neile värske vee, kui on öö jooksul otsa saanud või siis vahetame välja, sest et nad pudistavad ka korralikult sinna vee sisse. Kas lähme piilume ka korra? Jaa. Nad ei julgegi tulla siia. Võõrad inimesed, jah. Eks nad natukene ju teavad. Tule vaata, mis me teime teile. Tulge vaadake, mis me teime teile. Tule vaatama.
kiiruvad. Tule nüüd. Kuule, sõbrad, tulge sööma. Nad on sellise näoga, et ei tea, kas ikka tulla. Äkki ma peaks eemale tulema, jah? Äkki siis nad julgevad? Tulge, vaadake nüüd. Lähme teisele poole aeda, äkki siis nad tulevad. Tulge nüüd sööma. Teil on mõnusad kuused siin. Tule uudista. Opsi natuke torkab ka. Kui ma lähen kaugemale, äkki siis tulevad. Ei, ja ma arvan, et seal aia taga nad tunnevad ennast juba turvalisemalt. Kuused on ka mõnus, mille vastu ennast sügada. Siis nad käivad ja püherdavad teinekord nende otsas ka. Ja. Aga ma ei tea, kas praegu on nad sellised külmanud, et ju nad või siis on hommikusöök on neil heina näol toimunud. Kui sa kordad mind või? Teeme ühe selfie. Kas me oleme sarnased praegu? Vaadates, kuidas nad siin õues jalutavad, kas neil mingisuguse temperatuuriga külm ka hakkab või? Alpakad, kuna nad kannavad nii sooja villa, mis on 7 korda arvatavasti soojem kui lambavill, siis nendel oma kasukaga talvel külm meie kliimas ei ole. Nad kannatavad kuni -35 kraadi külma ja see ongi üks põhjus, miks me neid loomi kasvatame, ongi, et saada siis meie Põhjamaa kliimas ka seda pehmet ja sooja villa, millest siis valmistada mõnusaid tooteid, ilma milleta minu meelest ei ole võimalik meie talves hakkama saada. Aga kas te valmistate neid tooteid ise või keegi teeb teile neid ja te müüte seda villa edasi? Meil on nii ja naa. Me valmistame oma loomade villast lõnga, aga sellest me enam selliseid kudumeid ei tee, sest et Eestis valmistatud lõng on väga kallis ja valmis toode läheb väga-väga kulukaks siis lõpptarbijale. Ehk et me ostame ka lõnga siis toodete valmistamiseks nende kodumaalt Peruust, kus on seda materjali siis väga palju ja valmistame sellest neile või inimestele siis müügiks tooteid. Kindlasti kasutame ära kõik oma loomade villa. Neil on ka jalad ja kael karvane, millest siis naljalt sellist pehmet lõnga teha ei saa. Küll, aga me kasutame seda siis nii tekkide, patjade valmistamiseks ja ka vaibalõnga valmistamiseks. Seda me teeme küll ise siis seda vaibalõnga ja millest me siis koomega mõnusaid vaipasid, et ka talla all toas siis oleks mõnus ja pehme astuda. Meil on Putin, meie esimene sokuke, tema järglastest siis Obama. Seal aia ääres või seina ääres seisab ilma sarvedeta Jens Stoltenberg. Seal taga triibulise näoga seisab meil Donald. Siis on meil siin, kuskil on meil ka Elisabeth, kellel on 4 sarve. Näete, seisab siin bees. Tema on nagu kuninganna, kannab krooni peas. Siis on meil kuskil on ka meil Jüri ja Taavi ja selline poliitikute seltskond siin meil. Eks see poliitika üks mökitamine ole, eks ole. Möki. Meil on kõik sokud on meil kastreeritud, ehk siis tallesid ei sünni, nad on niisugune vananev kari siin. Me tõimegi endale algul ühe isase, siis selle Putini ja 4 emast ja see kasvas väga kiiresti, see kari. Kitse talle, et mu mehe üks niisugune
lemmikuid, nad on väga-väga ägedad, kui nad tulevad ja hüppavad ja kepsutavad ja väga armsad, aga kahjuks on see kitsetalle aeg väga lühike. Nad küll mängivad ka need vanad loomad teinekord siin mängivad, näete, Putin on ikka endiselt võimukas, siin on vaja ikka tüli norida kogu aeg, et sarved ikka kokku aga selle küsimuse peale, mis teil ennem siin oli, see inimese ründamine, kui te siin suvel ka käisite, me alati räägime, palun ärge katsuge loomade päid. Isaste peade katsumine ajab need loomad tigedaks. Me ei suuda seista kõrval, teda võid ja teda ei või. Palun ärge katsuge ühtegi looma pea pealt. Aga siit? Jaa, kõigepealt samamoodi nagu kassi või koeraga võõras loom, sa ei lähe teda kohe samas inimestele ei meeldi ka, mõtte. Jaa, keegi tuleb. Kui keegi teeb niimoodi, siis on okei, aga kui keegi teeb sulle... Vaata, kui sa paned oma käe juba, sa juba tunned ennast ohustatuna ja loom tunneb samamoodi. Alpakadele, laamadele absoluutselt ei meeldi, et neid pea peal katsutakse. Mõni üksik isend võib-olla isegi aktsepteerib seda. Aga nii nagu me inimesed oleme kõik erinevad, on ka loomad kõik väga erineva närvikava ja iseloomuga ja nii mõnegi isase võid sa nii tigedaks ajada, et teda enam ümber ei kasvata ja ta jääbki kurjaks loomaks. Nagu kukkadega siis, Miks kuked hakkavad ründama, on ikkagi tema kaitseb oma kanakarja ja kui lapsed jooksevad taluõues või me siin farmis ka, siis tema näeb sellest ainult ohtu. Ja ta läheb ja kutsub korrale, lõpeta ära siin, minu kanad rahulikult siblivad, et sina ei jookse siin. Et kõik hakkab ikkagi meist endist, ükski loom ei ründa sind, kui ta ei tunne ennast ohustatuna. Me oleme nüüd minilammaste juures, need on maailma kõige väiksemad lambad, Ossanti lammas, päritolu on Prantsusmaa põhjaranniku lähedalt Ossanti saarelt, kus neid täna enam ei esine, aga tegemist on siis sellise vana aborigeense tõuga, keda ei ole aretatud nii väikeseks, vaid ongi oma loomult selline väike. Ja loodusest pärit lammas, tema vahetab ise oma villa. Me küll pügame neid, et nad näeksid ikkagi viisakad ilusad välja, aga nad on siis suutelised ise oma villa välja vahetama. Ja ei kasvada suuremaks, kui siis emased siin maksimum 15 kilo ja isased võivad kaaluda kuni 20 kilo. Isastele kasvavad siis suured sarved. Palju teil neid pisikesi lambkesi siin on? Meil on neid kokku ligi 20 emaseid ja isaseid. Aitäh sulle! Siin Alpakafarmis on tõsiselt tore olnud, see on minu teine kord siin. Ma soovitan kõigil see tulla. Kahjuks me ei saanud näidata kõiki nurgataguseid siin, mis siin kõik on. Siin on rohkem, kui esmapilgul näha on. Oi, siin on ju nii mõnus. Me siin nüüd kütame soojaks ja siis saame siin päeval siis pakkuda meie külastajatele siis kehakinnitust, kes meile külla tulevad, natuke sooja ja sooja jooki ja midagi ka hamba alla. See on väga mõnus talvises Eestis, kui on külm, tuled siia, saad natuke sooja juua ja loomadega veeta aega. Ja. Ma käisin just sees jopet vahetamas ja mul läks seal natukene aega, sellepärast, et ma proovisin kindaid ja inimene, kes seal sees oli, ütles, et ma proovisin täpselt perenaise koetud kindaid, nii et need paistsid kohe silma. Läisi asju filmi. Vaat. Jäisel ajal jäätee. Nad on siin kõik kompaktselt meil koos. Ma vist jääkski siia. Oi, tere! Ja, mina olen Helli. Tere, Helli! Ja mina olen Polli. Hoia emale. Kas võib mõnele loomale paiga teha? Siin on üks must merisiga, kes lubab ennast silitada. Äkki tema? Ta on nüüd peidus, aga tere. Jah, see võid selle eineselt. Oi, tere. Ta on nagu murumunakene siin. Oi. Tere. Oi. Okei, ma ei sega neid. Ja siin on siis ka 2 merisiga ja jänkud. Täiesti sellised erineva karvaga. Ja kilp on ka. Tema on konnu ja kilp on konnu. Kui vanad on?
tema on 9-aastane, talle ei meeldi katsumine, seepärast ta ongi meie juures siin, sest ta võeti ühele lapsele lemmikuks, aga ta tegelikult üldse ei armasta katsumist. Ja jänesed ja pikutavad siin. Tema on Urri. Kuidas? Urri, tema Tere, toodi Urri. meid. Mitte Urri, vaid Kurri. Kurri. Kaaga, Kurri. Kurri, jah. Urri. Tere, Kurri. Küll sa oled kaunis. Ma juba suvel vaatasin, et siin on nii erinevad. Tavaliselt sa lähed kuhugi, siis on nad suhteliselt ühte tooni loomakesed ja merisead on sellised. Et teil on siin täiesti nagu on need, kuidas öeldakse, mingid angoora merisead ja siis on mingi... Merisiku on palju erinevaid liike, jah, et on erinevate karvadega. Ja need on meie uued, ka suvel tulnud kaelus papagoi tüdrukud siin. Nad on sõbralikud, jah? Nad on üldiselt sõbralikud, jah. Issand, ma tahaks, kas ta minu käe peale ka tuleks? No, pane nii, et ta su küünt. Pane nii küsineb. Astu. Issand, kui mõnus. See on nii mõnus tunne. Kuidas ta... Appi, kui mõnus. See on nagu massaaž. Talle meeldivad ehted. Ma tunnen, ta kangutab seda sõrmust praegu. Las ta proovib. Ta on nagu arakas ja... Ouch. Vaata, et ta su küünt ei ammu. Ta võib jah kangutada. Ta vaatab, et hea punane. Jaa, nad on hästi nagu, tõesti nagu arakad, kellele meeldivad kõik. Issand, täitsa lõpp. Ja nad on ära õppinud meris ja häälitsuse. On ja teevad seda. Kuik. Jah, Kas sa teed? ja et teil siin palav ei hakkaks selle ilmaga, siis pisut jääteed teile kaasa. Oi, suured tänud ja ma vaatan, et seal on kohe alpaka pildid peal ja kas see on teie kodutoode? See ei ole meie kodutoode, aga see on koostöös teise tootjaga. Suured tänud. Ja, aitäh. Aitäh teile ka. Nägemist. Tulge meile külla. Alpakafarm oli ülitore, aga nüüd me peame juba kiirustama, sest praamipiletid on ostetud, laev ootab ja peame autosse minema. Minu selja taha jääb väga ilus päikeseloojang. Welcome, Alpaka World! Talvine Eesti, oleme alpakade juures. Nüüd hakkad minema, jee. Let's go. Oleme me Toris või? Tori lähedal, jah? Me oleme... Ma ei saa. Me oleme jõudnud siia Pärnumaale Tori valda ja siin asuvad alpakad. Oi, see tuli nii haige. Vaata, ma teen kõiki neid asju, mida tavaliselt loomadega ei või teha. Kätt puuri panna. Ei oska midagi rääkida.